Selge, tere õhtust kõigile. Ma palun nüüd istuda ilusasti maha ja võtame ennast ilusasti siia kahte esimesse ritta. Meid väga palju ei ole ja selleks, et kõik ilusasti kuuleks, on kõige parem just tunda siin ees olema. Julgemalt ka sealt tagantpoolt, et ilusasti siia lähedale, et ilusasti osa saada nendest. Igatahes tere sellel ilusal sügisõhtul. Mina olen Frederik Tihonov, Rae noortevolikogu esimees ja mina olen tänase debati moderaator. Teatavasti saavad tänavusest aastast alates 16 ja 17 aastased valida. Ja kuna paljude noorte teadmised valimiste korralduse, kandidaatide ning nende lubaduste kohta on puudulikud, siis oleme meie just täna ellu kutsunud sellise hea debati, et harida nii noori kui ka vallaelanikke laiemalt. Peamiseks eesmärgiks ongi haridus ning sisuline informeerimine poliitilisel teemal. Nii pole näiteks üritusel lubatud valimistega seotud materjalide jagamine nagu reklaamvallikud või pastakad, sest see ei põhine tõesti debatil, mis meid edasi minna. Tänane üritus koosneb nii poliitdebatist kohalike poliitikutega kui ka harivatest videodest ning esimese asjana me täna vaatamegi videot. Enne aga juhin ma tähelepanu, et tänane debatt on poliitiliselt sõltumatu. Ma ütlesin, see on hariduslikul eesmärgil ning sellest tulenevalt ka koheldakse kõiki kandidaate võrdselt. Kõigile antakse võrdselt aega, kõigil on võrdsed võimalused enda positsioone kaitsta. Tänasel debatil on ka võimalus saalist küsimusi esitada. Seega soovitan kindlasti usinalt kaasa mõelda ning olla valmis ka ise sõna sekka ütlema. Selleks on teile antud paber ja pliiats ning oma küsimuse saate edastada ürituse korraldajatele. Kui teil on soovi saada paberit ja pliiatsit, kindlasti juhtige tähelepanu, tõstke käsi ja kui teil on valmis küsimus, siis samamoodi juhtige tähelepanu. Noored kindlasti tulevad teie juurde, teie küsimused viiakse kohale. Viimasena aga juhin ma tähelepanu, et tänast üritust toetas rahaliselt Eesti Noorteühenduste Liit, Haridus- ja Teadusministeerium ning Eesti Noorsootöö Keskus ning ühtlasi tänavad koostööpartnerid Rae Kultuurikeskust. Meeldivat kuulamist ja pöördume nüüd video juurde. Kohaliku omavalitsuse valimised toimuvad Eestis iga 4 aasta tagant, kuid mis on üldse kohalik omavalitsus ning millega kohalikus omavalitsuses tegeletakse? Kohalik omavalitsus on valla või linna demokraatlikult moodustatud võimuorgan, kes juhib kohalikku elu. Kohaliku omavalitsuse vastutusalasse kuulub näiteks vald, põhi- ja keskkooli või ka raamatukogude, kultuurimajade, muuseumide ja spordirajatiste ülalpidamine. Samuti vastutab omavalitsus esmatasandi tervishoiuteenuste osutamiseks, pakub sotsiaalhoolekannet kui ka viib läbi planeerimis- ja
ning volikogu esimees on IRL-is Agu Laias. Suurim opositsioonijõud on aga Sotsiaaldemokraatlik Erakond eesotsas Raivo Vooglaiuga. Väga hea, nüüd me saime väikse ettekujutus tõesti Rae valla poliitika kohta ning nüüd suundume edasi poliitikute avaldamiseni. Nimelt on kõigil poliitikutel võimalus 2 minuti vältel tutvustada oma poliitprogrammi, tuua välja sellest olulisemad lubadused ning midagi. Alustame siin. Palun Eesti Konservatiivne Rahvaerakond, Paulus. Tere õhtust! Minu nimi on Meelis Osutel. Oleme küll oma valimise programmis deklareerinud, et oleme uus jõud. Rae vallas tõepoolest EKRE kandideerib või on esitanud oma kandidaadid erakonnana üles esimest korda. Mina olen võib-olla siis selle tõttu mitte nii uus jõud, kunagi oli ma volikogu liige, on jäänud need 8 aastat pausi. Selle aja jooksul on nii mõndagi õpitud, nähtud ja paljudele asjadele tuleb vaadata hoopis teistsuguse pilguga või toona. Mis on meie programmis nii kõige olulisematel kohtadel? Loodan, et enamus inimestest on saanud kätte meie valimisreklaami, kui ei ole, siis küll see ikka tuleb, kui Omniva oma kohust täidab. Aga eks ta ole see monopoliitika ja korruptsioon, et see on meie silmis üks kõige valusamaid kohti. Sellest on meil oma vallas näiteid ka piisavalt ja loomulikult, kui on see meie võimuses, anname endast parima, et see välja juurida või siis minimiseerida. Kui me panime oma programmi kokku, siis hakkasime meenutama, et väga palju räägitakse lastest, väga palju noortest, küll koolidest, aga kuidagi üks elanikegrupp on jäänud üsna meemistes vaelusasse. Ja see on vanemad inimesed. Nende eest või nendele ei ole nüüd viimase vähemalt 10 aasta jooksul praktiliselt mitte midagi tehtud. Ei ole laiendatud seda, kuidas me nimetame siis hooldekodu või on siis vanadekodu, mis järgi juba ammu ilma on majanduselt, see saab siis suurem ja parem. Aga aeg see otsa, tänan teid, kui on küsimusi, ikka vastu. Suur aitäh, Eesti Konservatiivsele Rahvaerakonnale üksikkandidaat Jaanus Jaanus. Tere õhtust kui minu kohta. Väga palju on esitatud küsimused, et miks mulle üldse siis kandideerida ja üksikisikuna. Üks hea eelis tuleb välja kohe, et ma saan siin täna ise endast rääkida. Enamuses on ainult siin erakondade kõige kõrgemad tipudel. Nii et üks pluss on kirjas juba. Teisalt, mis mind reaalselt ajendas, oli see, et Rae vallas ei ole ühtegi valimisliitu ja mulle tõsiselt meelde just see, et selline valimisliitude ja ka üksikkandidaatide kultuur siis väärib ja eks erakonnad siis omalt poolt ka üritavad seda soodustada. Nüüd minu valimisplatvorm, kui selline lühidalt kokkuvõttes jalgratast leidma ei hakka, lähtun puhtalt arengukavast, mis on siis praeguse koalitsiooni poolt teinud konsultatsioonifirmaga selle kokku pannud, mis on suhteliselt adekvaatne, toob välja erinevad kitsaskohad, milleks on siis haridus,
riigigümnaasium, nii palju me juba täna saame seda targemaks, et käesolev riigivõim siis on sellele kriisi pidama, väga kahju, tuleb tööd teha, et see ikkagi teostuks. Samamoodi perearstikeskused kahte põhilisse tõmbekeskusesse, milleks Peeter on vist juba suurem kui Jüri ja Jüris nii palju kui välja tuleb, on probleemiks see, et see perearstikeskus, nime ei mäleta, mis oli antud, aga et sealsed tingimused ei vasta isegi elementaarsetele nõuetele. Ja siis jah, sotsiaalkeskus, vanemad inimesed vajavad ka kohta ja olemist. Väga hea, palju tähtis. Liigume edasi sotsiaaldemokraatliku erakonna tere õhtust. Esmalt ma õiendaks kaks niisugust teadmistele. Esimene sellest videos, mis oli, et ei ole olemas kohalikul tasandil maailmavaatelist mingisugust koalitsiooni. Et ühtegi kooli ja lasteaeda maailmavaatega ei ehitatakse kividest ja betoonist. Nii et see, et sotsiaaldemokraadid ja Reformierakonnaga kokku ei sobinud pärast 2009. aastat oli see, et ühed olid lihtsalt sõnamurdjad ja teised ei saanud seda aktsepteerida. Aga see selleks, tahtsingi öelda seda, et minu nimi siis on Raivo Uuteri, olen olnud siis 2002. aastast siis Rae valla poliitikas. Esmalt olin Keskerakonna liige ja Keskerakonna esindaja, nüüd olen siis Sotsiaaldemokraatliku erakonna esindaja. Ja tegelikult eelkõnelejaga nõustudes, et volikogu on arengudokumendid koostanud ja seal enam-vähem kõik suured asjad ära märgitud, mis on nagu kitsad kingad meil. Ja lisaks siis see, et tegelikult on umbes 300 õigusakti, millega pannakse kohalikule omavalitsusele ülesandeid, et ega meil nii väga palju siin kellegi siin laudade taga ei ole võimalik mingisuguseid ulmelisi projekte välja pakkuda. Et tegelikult on meil väga piiritletud see, mida me tegema peame ja väga piiritletud see, mille eest seda tehakse. Nii et väikesed nüansid siia-sinna poole ilmselt on olemas ja mis puudutab meie programmi, siis eelmine kord me pakkusime välja siis Jüris perearstikeskuse, siis tegelikult see asi on ära lahendatud ja see on tulemas. Täna me oleme juba suuna Peetri perearstikeskuse peale, nii et olen lugenud ka teiste programmi, nii et olen näinud seal samasid asju. Nii et minutit täis. Tere õhtust ja vallarahvas Mart Võrklaev, siis mina ja Eesti Reformierakonna esindaja. Ja nii nagu me ka videost teada saime, siis on Reformierakonna ja IRL-i koalitsioon eelmistest valimistest saadik valda juhtinud ja tegelikult juba varasemast aastast 2010. Mina siis vallavanem aastast 2012 ja julgen öelda, et selle 5,5 aastaga tegelikult vallas hästi palju ära tehtud. Oleme loonud üle 700 lasteaiakoha, rajanud Järveküla kooli, laiendanud ja renoveerinud Lagedi ja Valga koole, gümnaasium on oma laienduse saanud, kergliiklusteede võrku on rajatud avalike vahel ja palju muud. Aga vaadates nüüd tulevikku, siis teame hästi, et Rae vald on kiiresti kasvav eeskätt laste poolest, oleme ilmselt üks lasterikkamaid valdu ja tegelikult nii nagu ka minevikus ja tulevikus peame hästi palju lastele keskenduma, ehk meie platvormis on väga selge koht lasteaia ja koolikohtadel, mida on vaja juurde luua Järveküla 1 lasteaed, Peetris ilmselt teine, Järveküla piirkonda põhikool, sinna piirkonda gümnaasium, Jüris põhikooli koht juurde luua, kuid tulles nüüd lasteaia ja kooli juurest ära ja keskenduda veel noortele, sest et kool ja lasteaed ei ole ainult koht, kus nad toimetavad, siis on vaja leida kohti, kus neil oleks tegevust, ehk meie plaan on luua vaba aja veetmise selliseid väljakuid, keskväljakuid, noortekeskus igasse piirkonda ja loomulikult jätkata teedeehitust ja kergliiklusteede rajamist ja selleks on meil koos väga tugev meeskond, Rae vallas pikim nimekiri, 37 kandidaati, kõik oma elualadel väga tugevad,
piirkondadest, meil on olemas nii uusi tulijaid, kes on raevallas elanud võib-olla aasta, võib-olla paar, kuid samas ka nii-öelda raudvara, kes on ise pikemalt toimetanud, et kindlasti soovitab meie meeskonda toetada, aitäh! Suur aitäh ja järgmisena lisaajana ja aitäh, president, tere, valarahvas. Minu nimi on Priit Põldmäe ja olen siis IRL-i osakonna esimees ja täna abivalaja. IRL on sündinud 10 aastat tagasi kahe erakonna, Isamaa ja Res Publica Liidu ühinemisel ja sealt ka see nimetus. Tol ajal küll plaaniti sellist toredamat nimetust nagu Eesti eest, aga kahjuks praegu nii leidis siis rohkem toetust ja nii ka sündis. Kui me tuleme tagasi Rae valla tasandile, siis veelgi on öelnud, Rae vald on väga kiire arenguga ja eks sellest kiirest arengust tulenevad küsimused ongi see teema, mis tuleb järgnevatel aastatel lahendada. Eelkõige kõik juba siin ära öelnud, valda juhivad 2 arengudokumenti, ruumilist arengut, siis üldplaneering ja arengukava siis selle elluviimist ja lisaks siis eelpoole IRL leiab, et sellises linnalises piirkonnas, et kuna me oleme ringteest Tallinna poole selle linnalise piirkonna planeerinud, siis seal tuleb lahendada ka linnaline liikuvus ehk ühistranspordi küsimused ja meie kindel veendumus on, et siin oleks mõistlik ka trammiteed leida. Aga kui noortest rääkida, siis noored on ise ju meile öelnud, et tegelikult on see elukeskkond siin päris tore, eks nad vajavad samu teenuseid, aga eks nemad ootavad ikkagi midagi põnevat ja toredat, et see on noorte lootus ja on hea meel, et sellised põnevad asjad nagu suusamägi ja spot ja meie raevalle tulnud ja võib-olla ilmus ka see, et toetab ERC-tiim on ehitamas oma garaaži siia ja ka Marko Märtil on oma pesariid tulemas. Aitäh! Tere kõigile! Olen siis üksikkandidaadina siin valimistel kandideerimas. Teemad on ikka põhiliselt samad, mis hingelähedased. Ma endal ka väiksed lapsed siin Peetris kasvanud, et see iga päev, nii seal 18 on ja kuskile ülikoolidesse juba ära lähevad, et kuidas neil siin see sisustamisvõimalused on, et kõik on kindlasti ka lugenud, et kuidas seal 10–15 on ka Eesti lastel need ülekaalulised teemad järjest tõusnud, et siin on tegelikult tõsiseid teemasid, millega tegeleda. Pluss siis ka kindlasti see Ülle Madise poolt mainitud korruptsiooni teema, et kas ikkagi on kõik nii läbipaistev ka vallaelanike jaoks ja igasugu siseauditeid ja kuivõrd mõjused need tõusud on mingid otsused, et see võiks kindlasti olla parem ka sükksele lihtsale vallakodanikule näha. Aitäh! suur aitäh! Tere õhtust, olen Indrek Kuuemaa ja kandideerin järjekordselt Rae vallavolikokku. Olen Eesti Keskerakonna esindaja. Ja volikus olen olnud aastast 1996 järjest 21 aastat. See on piisav staas ja kogemus, mis on omandatud Rae vallavolikos. Mul on ka väike märkus, et korraldada ei pange pahaks, aga te ütlesite, et täna on meil erapooletu kõik. Aga vaadates teie sissejuhatavat reklaamklippi, te nagu väga halvustavalt Keskerakonna mainite, et Keskerakonna viimaseks. Tegelikult ei jää viimaseks, ei neljandaks. Ja oleks pealt ka laiemalt vaatama, et meid oli eelkord 12 tükki, meid oli kõige vähem. Reformierakond on 40, sotsi 40, IRL oli 30. Ja me saime
kõige rohkem kohti võrreldes nimekirja pikkusega. See oli pluss, aga tegelikult ammist ütlesite viimasel. Et palun, ma usun, et noortele ma olen õnneks ja noored õppivad, et võib-olla siin kogenud poliitikutel ma ei oleks andeks ja ei oleks nii rahul olema. See on jah, okei, 2 minutit, ma kasutan võimalust, mille võimalust edasi. Lubadustega nii, et lubadus on palju antud ja siin loete kõik ette ja tegelikult ma ka ühtin eeskõnelejatega, kes rääkisid valla arengukavast. Need samad lubadused juba ammu sisse kirjutatud valla arengukavasse. Kindlasti ka uusi lubadusi, täna räägiti trammist ja eile lugesid siis ka IRL-i reklaami, kus oli trammi silt, oli Talli, Peetri, Jüri, mul viskas kohe ette, et mina jätaks selle trammiliini siis, jätaks trammiliini edasi, selline visioon, mis inspireerisid Rae vallaajast Tallinna vanglani, et tegelikult eks on tuleviku visioon, mis võiks ka arutada. Aga meil on olemas programm, veel 2015, aga aitäh. Valimisliidud on tugevad ja kus kohas on erakonnad ja nimega tugevad.
ja ühelt poolt on see loomulikult erakondade töö tulemus Riigikogus, et nad on suutnud viia asja nii kaugele, et erakonnad oleksid ikkagi tähtsamad kui valimisliidud. Teisalt jah, Raivo Kivi märkis õigesti, et see sõltub väga palju kohast. Valimisliitudel on minu meelest rohkem mõtet ja neil on ka rohkem kandepinda eelkõige väiksemates omavalitsustes. Kui omavalitsus paisub suureks, siis just nimelt muutub mingisugune kolmandik, isegi pool elanikkonnast niisugused, kes ei ole selle vallaga varem olnud seotud. Tal ei ole niisuguseid, kuidas öelda, juuretasandi kokkupuuteid ja siis jääb paraku inimesed hakkavad kiristama erakondi ja valimisliidud eelkõige Tallinna küljel. Ma muidugi tahaks Tallinnat siia tuua, seal on omane. Mis on siis, mis meil hakkab? Aga Tallinna ümbrus tundub jah, need valimisliidud lihtsalt surevad välja ja üksikkandidaadil on üsna väikesed lootused osutuda valikuks, et siis saada koguda siis üksikmandaadile vastav häälte arv, mis võib siis tänastel valimistel olla vaja umbes võib-olla 250 häält. Jah, kuskil see suhted on selline, et seda kokku saada ja see võib osutada järgmise viisakas viimane see erakonnade teema, et selge on see, et ega me ei pea nüüd siin kohalikud valimisi ja kindlasti Reformierakond on nii suur ja tugev, et töö käib samamoodi Raevallas Riigikogu tulemuste ja tulemuste nimega teada kohalikud omavalitsustel ja eurovalimised, et see kõik on tegelikult seotud, mis pärast Tallinna läheb, need erakonnad ikkagi tõmbab neid, et siin on tugevad pikad nimekirjad. Väga järgmisena lisaksime üles 2 küsimust. Esiteks, mis on teie partei programmist tulevad üks lubadus, millest te kindlasti kinni hoiate ja kellega näete te tulevikus ette koostööd siis koalitsiooni alas? Põhimõtteliselt on ju väga lihtne, et tegelikult täna on sellest väga palju räägitud, uskume, et tuleb siin viie reformi tasandil Tallinna linnas, kus siis lubatakse see linn korruptsioonist midagi sealt proovida. Tegelikult siin ei ole Eesti omavalitsustes ka väga palju nagu erinev meie kõikide juhtimise ja see osa ongi see, mis tuleb tegelikult kõige esmakordne peale. Ma enne ütlesin, et tegelikult raamid väga ees, mida koalitsioonid tegema peab saama, mida meil rahastamise teemad ees, nii et mida alguses on teemad, nii et meil on väga palju näiteid, et selle, mida ei oleks pidanud võib-olla olema, et siis mis lahketavad korruptsiooni siis lahtesse ja tuleb veel korruptsioon ei ole mitte ainult nagu nõukogude riigi vargus. Korruptsioon on ikka väga lai mõiste ja sinna mahub neid lahkeid ka päris palju ja mõni neist ei ole üldse kriminaalne. Et suhtumisi on erinevaid meie vallas on korruptsioon käib läbi kohtumine. Kellega ma näeksin kõikide erakonnade võimalikku koostööd juhul, kui nendes ei ole selliseid inimesi, kes on väga laiali. Kas koalitsioonipartneritest ei kas kommentaaril vastata ja tegelikult ka laiemalt seda küsimust? Mina võin öelda seda, et meil on sellised platvormid, mida me näeme, et on võimalik Raevallas ära teha, mis on vajalikud asjad, et me seisame kõigi oma välja käidud siis lubaduste eest koalitsioonipartnerina. Minu hinnangul on IRL-iga koostöö toiminud, vallas on palju asja ära tehtud, et eelistaks koalitsiooni IRL-iga. Suur aitäh! Mina üksikkandidaadina erilisi koalitsiooni ei loo. Aga juhul, kui ma peaks valituks osutama, siis mandaadi kätte saama, siis koalitsioon
soov on, ma ei saa ju kedagi välistama, aga see oleneb sellest, siis millised rõhuasetused pannakse valla arendajaks, millised on prioriteetid, see tõenäoliselt saab suuresti määratakse. Ja üksikkandidaadina ei kõhkle ma ka mingisugusele otsusele ei ütlema, kui see peaks vähenema, ma ei tea, no ütleme, kui see on korruptsiooni hõngu sees mingisugusest asjast. Suur aitäh! Ma nägin, et kiire jah, nagu ma rääkisin, et vald on hästi kiire arenguga ja toob meil hästi palju selliseid kohustusi, kuhu seda elukeskkonna rajada teha. Ja võib-olla oluline ongi see, et võimalikult palju peaksime ära teha ja selleks, et seda me saame teha sellise säästva ja etteplaneeritava arenguga ja meie jaoks on oluline kindlasti nendest arengudokumentidest, mida me siis ette planeerime, kinni pidada, et võimalikult palju siis ikkagi suudaks valla elukeskkonnaks ära teha. Aga olen ka valmis kõikide jõududega koostööks, aga hetkel kogemus joonime ja see ei ole olnud. Suur aitäh! Kas veel mingi vastata? Kui ei, siis ma ütlen mõtte, et tundub, et jah, IRL-il ja Reformil koostöö lahtud, aga pikas perspektiivis kindlasti ei ole vallaseisukohast kasulik, kui mingi 4 aastat jälle tekib selline, ma ei tea, ainult sündroom, et ainult üks erakond või siis Reform siis valikkeele võtab, et tundub, et ikkagi Eestis ka ise ettevõtlusest tuleb, et ikkagi värskendab, kui toimub mingisugune vahetus pikema perioodi. See on küll nii, et Reformierakond on see, kes 2013 valimistel ilmselt vahetus kõige suurem juhtinimesi volikogust, ehk et nii-öelda värskelt vett tuli volikoggu juurde. Me võin öelda, et meie nimekirjas on kõige rohkem täna inimesi, kes on uued inimesed, kes toovad värskeid ideid, ehk et see oleks õige, et üks nii-öelda mingi hulk inimesi erakond on võimu juures ja siis midagi ei tule värskeid ideid, et loodavad need, kes on need inimesed ja mis on volikogus, et seda tuleks vaadata. Selge, nüüd liigume edasi järgmise teema. Liigume edasi, sest me juba lükkasime ümber küsimuse repliigis. Seega eelmise küsimusega tahaksin just liikuda noorte seisukohtade juurde. Nimelt see on täna noorte poolt ellu kutsutud ja ma küsiksingi, mis on just teie ulatused noortele, mida teie tahate arendada, mis on teie jaoks olulised ja kuidas plaanite seda rohkem just teha? Võtame Keskerakonna. Väga hea küsimus. Tahaks kindlasti rohkem palju vastata ei jõua, aga mul on ikkagi vastu küsimus, et ma ei näe siin saalis noori, enamus on keskülesid vanemad, noori on mingi 10 on, et noortel on kõik ülemas, nad ei taha midagi ja nad ei oska seisukohta veel võtta, et tegelikult oleks noorel siis ka küsimus oli noorte jaoks, siis oleks noorel on siin rohkem. Lisaks meie programmid on noortel olemas, et mida lubada, et siin on Tartu ja Halle ja edasi, mida ma olen lugenud, erinevate erakondade reklaamid, meil on see noorte jalgpall, meil ei jää palju väga atraktiivne päeva jaoks. Keegi pole selle käinud, kui Eesti noort häälega võimule koalitsiooni, siis ei jää üle tulevik. Ega me ei ole nagu kehvemaks, natuke kehvemaks, kes siin me oskame ka raha lugeda, me oskame raha kulutada, me oskame raha planeerida ja oskame ehitada, me oleme väga ehitused. Suur aitäh! Vastuseks, mina näen siin noori ja ma ei ütleks, et noored ei tea, mida nad tahavad, noored teavad, mida nad tahavad, noortel tuleb küsida, noortel tuleb kaasata
vajadusel ka kutsuda kaasa mõtlema, et võib-olla kohe nad ei tule mõtlema, nööbist kinni, kuigi on palju noori, kes tulevad ja võtavad küll olema nööbist kinni, see on väga tore. Ja selleks meie väga tervitame noorte volikogu, mis on Raekojas tööd alustanud, kes last koosviibimist korraldab. Mina näen küll seda, et kui Reformierakond saab võimalus koalitsiooni luua, siis erinevad noori puudutavat otsuste tegemisel me kindlasti noorte volikogu soovime kaasata ja ma usun, et see koostöö saab toimida. Aga mida siis noortele pakkuda? Et nii nagu ma oma sõnas ka ütlesin, et lasteaed koolid need on vaja niikuinii, aga on vaja sellest avalikku ruumi, minu hinnangul, kus noored saaksid olla, siin noortel tagasiside, ehk et kus pargipinniga istuda, kus rulaga sõita, kus võib-olla ongi hoida kellegi käest kinni ja jalutada, et selliseid asju on vaja kindlasti rõhku panna noortekeskustele. Täna me kohtusime just Jüri noortekeskuse noortetöötajatega gümnaasiumi juures, kus tänased ruumid on, toimib see hästi, uusi ruume on vaja, seda laiendab Peetris, järgmine me sel aastal vabasime, vajame nagu Peetri poole, vaidasime oma 18. oktoober noortekeskuse ja lagedal hakkame ehitama. Mul on liikt pikalt, aga anda võimalus teistele, vist erinevad liikmed, kus mina näen siin saalis palju noori inimesi ja me oleme oma nimekirja kasutanud päris mitmeid noori just selleks, et tuua nende poolt sõnumeid ja ma olen tegelikult nendega rääkinud ja näiteks üks selline näide, et ma ütlesin, on noortekeskused teinud, aga reaalselt noortekeskused täna on ikkagi sellised koolinoorte kogunemise kohal ja pakuvad pigem näinud meile, et noor on tegelikult peale kooli tegutsev inimene vanuseni ja nendel võib-olla oleks just tulevaid toredaid asju, no näiteks kas või seesama noorte kohvik, et praegu tulegi noorte kooskäimiskoht, et ma kindlasti läheb väliruum, aga ma arvan, et Tartus oleks sealjuures selline soovimise koht, noorte kohtumine põhiliselt ma näeks ikkagi noori spordi või üldse liikumine ja on siin erinevad rajad, igasugused staadionid, võimlad, kõik on nagu okei, aga pallimäng, sisepallimäng koos puudub näiteks tennise juhtpall, kui me vaatame Vagelit või Tammsalu või mingeid selliseid keskuseid, siis täna kõik sellised asjad rajavad. Vahevalmis on üks kiiremini kasvavaid vandasid ja per inimene on sissetulek kõrgeimate seas tegelikult kindlasti läheme viimse pärast mööda, loodan, et siis oleks nagu aeg ka selle peale mõtlema. Suur aitäh! Viimse lausa veel mida mööda ei lähe, see on tõlgeks, aga mul on meeldib ka see mängib selle mõttega, et siin on noori saalis ja isegi selle mõttega, et me ise oleme noori. Aga tegelikult seda lugeda üles, et see on pikka listi, mis meil arengukavas või eelarves kirjas on, mis toodi või kuidas kuhugi valda, see on tegelikult selle noorte töö juures on sekundaarne. Et mina leian ka, et tuleb kõigepealt see noor kutsuda suhtlema. Et tule ja räägi, mis on sinu pingistus. Nii et me oleme selles mõttes pannud omale ka seekord programmi kaasa eelarve põhimõtte ja mis mitte siis tahtuda seda just nimelt siis nende objektide tegemiseks ja mis siis noortele tõesti nagu endale südame läheb on. Et selge see, et me mingisuguseid restorane ja niisuguse asju võib kindlasti vähe vähe, eks ole, et Tallinna digidele ikka väga vaja on oma headuse tõustada. Aga kindlasti on olemas väga palju niisuguseid asju, mida me tahtsime siin lahendada. Ja spordirajatised ja külakeskused ja niisugused asjad tegelikult on meil ju suuresti olemas. Võib-olla tõesti kõigis külades ei ole, eks siin on kuule õige, kus on proua jõu. Nii et igal juhul kaasada. Jah, no kindlasti siin samas on ka
kunstisaal, kõik noored kindlasti näiteks spordi ja midagi muud ka. Aru on kindlasti on väga suure kogemust vahel, et ei saa nüüd pakkuda. Suur aitäh. Kas tahaksite samuti sõna võtta kandidaatidest kohe andnud küsimusele? Ma ütleks veel ühe repliigi, et Jüri gümnaasium tuleb ka Riigi gümnaasium, nii et sellel ei ole keegi mingisugust peale. Väga hea, jõudsime nüüd koolide juurde. Järgmise küsimusena tahaksingi juhtida tähelepanu ühele valgumusele, mida on noorekus esile, mis on suurõpetajate puudus. Kas teie programmis on ka reaalselt meetrid selle puudujäägi vähendamiseks ning viised seda kriisi vähendada? Tegelikult me teame, et õpetajaid on puudu selle hetkel, kui majandus läheb hästi, leiavad veel teised tööd. Majandus on valasti ja niisugune muid õhtusid saab koolid õpetajaid kuhugi käis, õpetaja on amet ja mis annab ka vabale tööd. Tõepoolest on see erinevates omavalitsustes ja õpetajaid liigub. Ja meie oleme tegelikult on asi, kes on liikmetega õpetajatel on korralik keskkond töös. Need on tegelikult praevallas olemas, sellest peale gümnaasiumi ette võtsime ära renoveerides, mis me nägime kohe, kuidas õpetajate põud vähenes. Õpetajad tulid heasse kohta tööle, tahtsid tulla ja teine on ja raevalud on tegelikult konkurentsivõimeline selles mõttes, aga me oleme ikkagi toonud sisse selle, et häid teadõpetajad lisamotivatsiooni koondusi. Et kui inimene on maasoole silmad väravad, siis ta peab ka saama elada. Aitäh. See eelmine on nõus, et kindlasti on palju keskkond, sinna on investeerinud palju, koolid, lasteaiad on korras, kindlasti vajab see töökeskkond, mida pakuvad alustuste juhid, see töökorraldus on ja põnevaks seda elu suudetakse teha või kaasata, et ma leian, et seal on meil ka tubli töö ära tehtud, et poole lasteaeda juhivad tubli inimesed, mida omavalitsus saab veel omalt poolt teha, kindlasti palk, mis on õpetajate jaoks oluline, jah, osa raha tuleb õpetajate riigist, alates eelmisest aastast või tähendab selle aasta algusest, siis me panustame iga kuu lisaks õpetaja palgal 40 eurot, mis esimese hoogu on väike, kuid kogu kundina on see suur summa. Me kindlasti proovime seda ajaloost tõsta, iga aasta me tõstame lasteaiaõpetajate palku pluss abipalku ja loomulikult on allasutustel loodud eraldi motivatsioonifond, kus siis juhid saavad eraldi rahaliselt motiveerida nii palju kui võimalik, õpetajatele pakume ka elamispinda nii-öelda stardipinnale, et paar aastat elada ja siis võib-olla saab oma juba elu edasi liikuda. Et kui on munitsipaalpinda, siis anname just selleks, et tuua noori uusi õpetajaid, valda see probleem on ja selle on teatud meetod, millega saaks aidata. Ma tahtsin enne teistel vastata. Kui ma eksin, siis teie? See mingi Harjumaa taastamiseks õpetajate teema, et nädalavahetusel me otsusin Tartumaa õpetajatega. Teemad ei ole, aga kõigil on näed ja palju on õpetajana tööle. Siin jah, mis puudutab seda elamispinda, infot on tegelikult võimalus elamispinda ja kõik on tegelikult olemas. Kindlasti saab valdasin panustada, et need elamispinnad või siis natukene paljud kõrgema arvestades seda piirkonda on olemas. Nagu me teame, et alla rahakord on piiratud ja siin ongi just see, et kuhu see õhkkahel, mida teha ja mida mitte ja õpetajate põuda saab vähendada kahe võimaluse, kus on finantsiline raha ja teine on siis olnud tingimused. Ja ma arvan, et meil rahavallas peaks olema vähemalt see toetus Harjumaa kõrgemalt seal, et me peame selles suhtes konkureerima teiste viimase valimise ja
siis arutanud, kuidas selliseid õpetajaid stimuleerida, kuidas neid kutsuda lae alla, siis kõigepealt me ei ole nagu eriti toetanud seda ideed, et raha lauskülvamine oleks väga suurt mahus, sest tõepoolest ega see eelarves väga palju välja ei kannata, peale mitte nii palju, kui maksta, et nad tõesti tunneksid jooksuperusiini. See ikka nii käib. Ja samas on paljudes koolides ju tegelikult väga hea traditsioon, kus õpilased ise valivad välja iga aine kohaselt parimad õpetajad, populaarsemad töötajad. See oleks kindlasti üks alus ka, millega stimuleerida õpetajad, miks ka mitte, ja see võib alustada mitte see